Jätkan nüüd oma klassivenda, sest Juki, me kutsusime Jukiks, on ta siin kuskil veel, ta pidi vaatama. Ei ole. Jüri Plaado, keda on minu klassivend. Ja no ütleme, nüüd läheb järjest niimoodi selles mõttes, et hea küll. Ja mina olen jah Hillar Udevald, õpetaja kunstikoolis ja seal juures siis astronoomia huviline aastast esimesel kokkutulekul Kaalis, sest siis mind mooditi ära. Ja siis sealt edasi olen järjest. Aastast 1969. 69 võib-olla ka, jah. Aga selge. Ühesõnaga nii palju minust näitan rahvale tähti. Sellepärast mulle siin meeldib, ütleme, et natukene on, ei tea mida rääkida, sellepärast et tavaliselt ma räägin inimestele, kes üldse ei tea tähistaevast ja siis õpetan, ma olen harjunud sellega ja koolis seal juures ja õpetada tähtkujusid ja kõike muud. No nii palju sellest sissejuhatust, aga kas te saate aru, mis ei liigugi enam siin? Paneme siin kogu aeg liikusid mingid asjad. Tähendab, kes on kursis, kes on kursis nende asjade, ärge öelge, aga kes ei ole kursis, arvake, millega on tegemist. Niisugused pildid. Ma ütlesin, et ma olen kunstikooli õpetaja ja meil oli valikaine põhimõtteliselt, et saada planetaariumisse tähtkujude pilti. Rahva tähtkujud. Täpselt, Eesti rahva astronoomia tähtkujud, mida on siis meil valikainena kunstikooli õpilased on teinud. Eks ole, ja need üks valik on meil planetaariumis olemas. Eks ole, nendest saate aru, näete Põhjanael ja väike, jälle Põhjanael on mingi väike vanker, vanad reinad ja siin väga kiiresti läheb. Võtame siit tagasi, eks ole, jällegi vabamees ehk veega ja need vanad reinad, mis olid, ma peaks panema ta kinni, ütleme see kits. Ma võtan korraks. Hiir on siin. Vaat siia kanti jäime kuskile, et ma võtan lihtsalt nad välja ja siis ma panin selle asja peale. Mingi kits on vabamees näiteks ja siin on vabamees on mingi naisterahvas, eks ole, tehtud. Jällegi üks vabamees ehk veega, meie Tartu täht, Struve täht, eks ole. No, mis te arvate, mis tähtkuju see on? Cassiopeia ehk siis vändatähed eestlastel. Selline nägemus siis sellest vändast näiteks, ütleme, et õpilased said vabad käed, kusjuures mitte väga vabad, sest nad pidid käima ERMist, otsima neid motiive, mis oleks täiesti vanad, arhailised, Eesti rahva mustrid ja kõik muud. See on päris suur töö. Mina tegin sealt väga vähe, mina ainult rääkisin tähtkujudest, aga õpetaja Kalli Kalde oli see, kes siis nendega vedas ja et kõik oleks nagu, ütleme, lihtsalt näitan neid, jälle vändatähed ehk Cassiopeia, eks ole, siin mingi selline variant. Mis see on, suur oda tegelikult ja vibu ja nool, eks ole, siit, need lähevad siit jälle see suur oda, eks ole, see sõnni tähtkuju, ehk sõnni pea on meil see suur oda ots ja siis see oda ja kõik muud niisugused asjad lähevad läbi. Siin ongi selle lõpp, võib-olla midagi huvitavat. Hea küll, päris huvitavad on mingid niisugused asjad. Mis tähtkujud need eestlastel võiksid olla? See on, kui te teate, et suur vanker ja suur karu, eks ole, klassikaliselt. Karu jalad on mis asjad? Taevapaarid. Paari kaupa, eks ole. Siin selle õpilase nägemus taevapaaridest, eks ole, on selline rahvuslikud näiteks
sellised taevapaarid, eks ole. Siit läheb juba, tegelikult ma nägin siit enne, noh, niisugused taevapaarid, eks ole, ja no ütleme need mingid 5 aastat järjest on meil olnud, nüüd lõpetasime ära, sest selle valikaine, eks ole, aga neid on mitusada pilti Eesti rahva astronoomiast ja nagu näete, noh, nad on kunstikooli õpilased, päris kvaliteetsed ja niimoodi, et vaadates. No siin sellest saate loomulikult aru, mis seal on, eks ole. Nendel piltidel on üks hiigel probleem, nad oleks pidanud reaalsed tähed ka joonistama selle. Tead, tähed on, see on mõeldud, planetaariumisse tähed tulevad taustad, selle pärast neil ei ole, mõnel on tähed sees. Niimoodi ka niimoodi, aga tegelikult nad olid mõeldud planetaariumisse. Hea küll, nüüd ma lähen juba sellest asjast mööda, aga ma mõtlesin, et no näete niisugune härg ja hunt ja peremees Peedu ja millised nägemused siis sellest õigest, no suur rist, eks ole, no siin ei ole midagi, taevalook, eks ole, jällegi taevalook, loogad, sõelad erinevad, seal olid Kadrisõel ja muud sõelad igasugused. Ma ütlen, et need mustrid, need on kõik ERM-ist otsitud, need ei ole nende enda välja mõeldud, selles mõttes, et ta oleks just selline, nagu ta, noh, igasugused sõelad, no sandisau, ehk siis need sauatähed, ehk siis Altair seal kuskil keskel, eks ole, tead, ühesõnaga see kotka tähtkuju asi, mis eestlastel see sandi, no mis tähtkuju see võiks olla? Tallinlastele, miks tallinlastele mõista? Tähed on ka need kollased? No põhimõtteliselt küll, jah. Ridamus. See on ridamus, just niimoodi ja no põhjamadu, eks ole, oma igasuguste ornamentide ja värkidega. Ütleme, neid asju on väga palju. No siis selline põhjamadu, eks ole, ja noh, see on orjatäht ehk Sirius, kui sinna juurde nähtud. No see on teine orjatäht, niisugune tüdruk ori. Niimoodi ja nelikanda näiteks, eks ole. Sest see Pegasuse ruut, eks ole, kui noh, ühesõnaga, mis eestlastel nelikanda, järjekordne nelikanda, veel kannad, sokikannad, kui tegelikult oleks võib-olla, et kui esimesed tegid mingid kandadest ja sokikandadest need asjad, siis ei oleks tohtinud õpilastele pärast näidata neid, et nad said kohe niimoodi, peab olema niimoodi, tegelikult võiks olla äkki midagi hoopis midagi muud. Need asjad, aga no niimoodi sai, no nelikanda, noh niisugused uroporose motiivse madu, kes sööb sabast, eks ole, ja muud. No ühesõnaga Eesti rahva viiskanda, noh jah, selline küünlapäeva tähed vist ilmselt, jah. Noh, kitseke on tehtud, kuigi see ei ole Eesti rahva jaoks, aga kapella, eks ole. Siin selle taevas ja no kuhjalava ehk siis põhjakroon, mis eestlastel see kuhjalava on, no seda teate. Koot ja reha, Orion, jälle koot ja reha kuidagi niimoodi, aga no neid me planetaariumisse ei saa panna, sest see tähtkuju osa on siin ja siis peaks terve planetaarium kõigest muust täis olema, eks ole. Noh, kõik ei saanud kasutada, aga asjad iseenesest väga, noh, kolmkanda siin veel, no selline kolmkanda ka koodi ja vikatiga kuidagi tehtud, igasugused erinevad. Ja küll, noh, kerakorvid ja kerakorvid, nad mingil määral tulevad, noh, karikas eestlaste ehk siis jah, karikas, no lihtsalt Arcturus, eks ole, siin all, ehk siis see karuvalvur klassikaliselt. noh, mis tähtkuju on? Kaksikud. See on siis see üks tähtkujudest, mis on eestlastel sama, mis klassikalises astronoomias. Veel kaksikuid.
veel kaksikuid. ja jälle kaksikud. Sellise, ühesõnaga kaksikud. No ühesõnaga me kunstikooli õpilaste nägemused siis kõigist nendest veel kaksikuid ja no siin ilmselt see on midagi, kas see võis olla ka mingi, mäletagi, ühesõnaga üks eraldi täht ilmselt, mis on oluline, kas jõulutäht. Ma arvan, et jõulutäht on see, mitte Sirius, orjatähtis oli enne niimoodi. Jah, ma arvan, jõulutäht Capella tuleb siin. No mis tähtkujud need võiksid olla? Kõik on üks ja sama. No nüüd on hernekahlad, ehk siis need Berenike juuksed, mis on klassikalised Berenike juuksed, mis eestlastel olid hernekahlad seal lõvi taga, eks ole. No praegustel öödel neid praegu ei näe, eks ole. Et see säbru, mis seal taevas on sellega. Hea küll, nüüd ma olen juba tegelikult läinud natuke teist, mul on teisuguseid asju ka siin mõeldud, aga kas need kuskile pannakse paika? Mis mõttes? No ühesõnaga kogumiks nendest piltidest. Näiteks on sellest näitusi olnud. Meil on lausa välja trükitud või no mitte trükitud, vaid on praegu kunstikooli raamatukogus. Seisavad, nad on mitmes kohas olnud, nad on olnud... Aga jäävad nad kuhugi igaveseks? No, kui digitaalsed asjad üldse jäävad, kui igaveseks kuskile nii nad on olemas. Jah, sul on... Äkki nad sobiksid tõravärve ka mingi... Kindlasti sobiksid. Nad on täitsa olemas, aga ma... Noo juures räägitakse Eesti tähtkujudest, et kui seal oleks kõrval mingisugune arvuti, kus saaks neid lisaks... Peab võtma lihtsalt ühendust ja ma ütlen, mina olen õudselt kehv organisaator ja siukene tegelane, nii et nad on olemas, praegu seisavad lihtsalt mitte näitusena, vaid ladustatuna kunstikooli raamatukogus näiteks, see näitus. Mina tahaks ka juba mõtleks. Okei. Aga kas planetaariumi etendust ma ei olegi kuulnud, et on siuke värk on, ma ei ole näinud. Et see on värske värk. See on värske. Üllar alles hiljuti pani need Eesti rahva asjad. Ja seal on valik tehtud, mis sinna sobiksid. Sest tegelikult neid on mitusada, eks ole, neid pilte, mis on kokku, aga mis kuidagi ühtepidi, et ta planetaariumisse sobiks ja mujas. No ühesõnaga jah, on olemas. Et on oodata uut etendust. Mis et... Planetaariumi etendust. Tead, kes seda teeb, mina teen seda laivis ikkagi aeg-ajalt näitan. Selles mõttes see, kuidas seda... Aga sest Eesti rahva astronoomia, neid on, noh, kui muidu on 88 tähtkuju, siis meil on ikka nadi vähe, et seda ei jõua väga pikka etendust teha sellest. Aga laivis seletada ja niimoodi täitsa vabalt see Eesti rahva astronoomia tähtkujud, mis nad nüüd olemas on seal. Eks ole. Nii. Nende kohta praegu hetkel küsimusi enam ei ole, siis ma lähen nüüd, siis hakkame vaatama siis neid, kus need samad tähtkujud siis taevas on ja üks super ja enam, no ma arvan, et maailmas kõige igal pool või populaarteadustes, filmides, mida kasutatakse tähistaeva näitamiseks kõige rohkem minu meelest stellaariumit. Eks ole, ma võtan selle sama vaba vara, kes ei tea, ühesõnaga saab, võtame, oih. Ja ka eesti keeles osaliselt. Ja osaliselt eesti keeles ja võib-olla saab sinna millalgi, kui Üllaril aega on millalgi. siis on mõte olnud, et äkki saab need ka stellaariumisse sisse need Eesti pildid. See oleks super. Et aga no ega see, noh, ma ei tea, kui ma ütlen mina, see selleks. Ahah, mul on siin õhtune, paneme hetkeseisu siis siit kuskil. Thunderstorm warning. Võtame hetkeseisu, oi, mis siit välja tuli. Mis see on? See pall. Ahhaagatus, ehk siis ja tigutorn. No jälle Üllari tehtud panoraam, mis on siin ees, aga eks ma võtan selle kohe ära. Ja vaatame siis selliselt, kuidas see asi nüüd välja. No päike on praegu, no mis asi siin on? Enam ei ole.
ja kõik teavad seda, ka mittetartlased teavad, et see ühati, see kuulus korsten. Aga laseme siis päikesel loojuda. Ahah, siin on mingi kuu ka veel, kas ta tõesti praegu ka näha on. Hommikul küll oli mõlemad päike ja kuu. Ideaalne ilm oli seal ujuda ja teha täna hommikul ühelt poolt päike, teiselt poolt kuu ja. Aga see selleks, laseme siit nüüd aega edasi õhtusse ja vaatame siis, mis meil välja tuleb. Noh, paljudel mul on natuke väike kompleks, et kõik paljud teavad, aga nagu ma kuulsin, päris paljud ei tea midagi. No ma püüan omamoodi rääkida sellest. No laseme siis päikesel sinna taha, kuhu ta loojub. Täna kellaaeg tiksub siin 17, 18. Läheb palli sisse. Läheb peaaegu niimoodi, jah. Kukub niimoodi kõmdi. Okei. No ja mis siit välja tuli, paneme siit stopi peale. Illa, räägi lühidalt sellest programmist ka neile, kes seda tuttavad veel ei ole, mis see võimalus on ja mis annab meile? Lühidalt sellest programmist Stellarium. See ongi kõige lühedam ütelda, et see on Stellarium org vist oli see, kus teda saab tõmmata. Saab nii telefoni tõmmata kui ka ühesõnaga vaba vara. Windowsi jaoks, ma arvan, Androidi jaoks. On kõigi jaoks minu meelest olemas ka isegi selle, mis see? Stellarium org. No ühesõnaga ja sealt saab tõmmata seda programmi ja seda järjest arendatakse edasi, võib-olla ka Eesti, millalgi jõuab Eesti tähtkujud ka veel ja ta on eestikeelne variant, eks olemas. Sa võid brauseriga taipida www.stellarium.org korraks, et rahvas saab ise installida endale. No ma arvan, et see on kõik Stellarium. Ma olen väga kehv trükki ja ma ei hakka siin seda osa tegema siin praegu. Aga ma võtan nüüd selle keskuse alt ära, sest see varjab nii mõndagi. Siin on ühesõnaga see rida, seda tuleb lihtsalt õppida ja näppida, ma ei oska rohkemat ütelda, ma arvan, et seda oskab, ei ole üldse keeruline. Mis ma nüüd tahan? Ma tahan maapind ära võtta. Nii, no nüüd tuli päike välja, ta on nüüd allpool horisonti siin, ikka väga valge on natuke selle jaoks, aga horisont on siin, kus need suunad on nord ja vest, eks ole, et see on horisondi tasand. Näeme siit allapoole horisonti, päike on juba loojunud kell 23:19, eks ole. Ja ma ei tea, kuivõrd on näha, ikkagi ma lootsin natuke paremini on näha. Aga no mida te näete tähtkujudest, ei näe, ikka kaugelt ei näe üldse, no siis on jama. No seda ma tahtsin näidata, eks ole. Jaa, aitäh, nüüd läks natuke paremaks. Näete ilusasti, suur vanker on näha, eks ole. Ja õpetaja suurest vankrist tavaliselt alustatakse, eks ole, sest põhja pool kerral ma mõtlen. Et õpetamist, mille järgi kõike muud ja kui see vaatasime Eesti rahva astronoomia tähtkujusid, siis siin on see peremees Peedu, taga on see vanker, vankri ais ja no siin, kes öösel vaatas, et on need 2 tähte, no mina siit näen, ma tagareast ei näe, eks ole, et on 2 tähte. Need on need härg ja hunt eestlastel, ehk siis Alkor ja Miitsar. Ja hunt öeldakse, et kargas siis selle härjale selga, tahtis ta maha murda, aga siis rakendati ka hunt vankri ette ja siis öeldakse, et hunt veab alati metsa poole, näete siit rivist välja, peremees Peedu on siin ja niimoodi ütleme, et niisugune legend selle vankri kohta, kusjuures viimastel aegadel, võib-olla ma ise olen ka levitanud seda asja, aga olen kuulnud kuskilt mujalt, et see
uuem rahvaastronoomia ütleb, et see on Selveri ostukäru. Ühesõnaga, kui te vaatate seda kuju, siis Selveri logo peal just midagi sellist on, eks, või noh, selle koha pealt, nii et ja kui me nüüd vaatame, no jah, ei ole ka väga, ei näe selles mõttes, et karu, noh, karu pea, suur karu, eks ole, on siin ja need taevapaarid, mis te siis otsisite, need karukäpad, näete, üks paar või ei näe. Tagareast ei näe üldse ilmselt. Siis see ei ole üldse hea. Aga seda ma võiks suurendada muidugi, aga siis ei ole okei. Seadetest, eks ole, ilmselt. Aga see õige atmosfäär maha. Ma olen seda varem ka teinud. Sul ongi atmosfäär maas muuseas. Ei ole maas, sest ta on... Väike vastis seal, mis... Kas läks parem? Super, aitäh! Ma teadsin seda ise ka, aga ei tulnud nagu praegu ette. Atmosfäär maha, no nüüd on taevapaarid. Nüüd näeb isegi sealt tagaritta, eks ole. 1, 2, 3 ja need on siis need karukäpad. Ehk siis need taevapaarid, ehk siis karu jalad 1, 2, 3 ja pea on seal. Ja no nimelt ma veel pilt ei näidanud teile, et no vaadake, sest noh, piltidega üldjuhul ei õpi nii hästi. Paneme pildid ka korraks ja siis võtame jälle ära. No näete, siin ta on. No kuidas see sellel, no hästi tuntud selles mõttes, et kui ma olen igasugust populaarteaduslikud filme, kus tähistaevast näidatakse, ma olen hästi palju näinud seda sama Stellariumi pilte, need on nii tuttavad pildid nüüd igalt poolt, et neid näidatakse. Ja võt, noh, siin karu taga on noh, jahipenid, eks ole, ja võt, siin need Bereniike juuksed, see säbru, ma võtan jälle korra pildid ära, mida me ka Eesti rahvaastronoomias seda nägime, seda Perne kahlad ühesõnaga. Noh, on mingi säbru võib-olla mingil määral näha. Eks ole, no see, noh, öösel, kui meil täna, ma ei ole prognoosi vaadanud, te olete võib-olla vaadanud, et võib neid vaadata siis koha peal. Kuidas? Kõik nii äike. No selge, nagu ikka. Eile oleks sellest ajastada. Ehk siis olgu. Ja muidugi hakkame siit võib-olla minnes tähistaevasest sellest vankrist edasi. No loomulikult võib-olla oleks pidanud veel alustama, aga läks nagu jutt teistmoodi. Et noh, tõmbame nendest tähtedest siin vankril sirge juti. Siis esimene eredam täht on muidugi Põhjanael ja Põhjanaela küljes on väike vanker, neid vankreid ja asju, nägime neid Eesti asju ka, no siin on ka siis see väike karu, eks ole. Laste ostukäru. Jah, võib-olla tõesti väga hea, võtan kasutusse selle laste ostukäru. Ehk siis, ja noh, siin kui ma õpetan tavaliselt koolis, siis ma panen natukene seda aega edasi liikuma, et näha, et milleks Põhjanael nii oluline täht on. Tihti on, rahvas arvab, et see on kindlasti kõige eredam täht ja kõike siukest, see on hästi palju on see müüt niimoodi. Aga siis kui noh, kuskil näidata, nagu vaatake Veegat seal läheduses või midagi, et kuidas ta eredam on. Aga tähtis loomulikult on ta siis sellepärast, et tema seisab siin paigal ja kõik teised tähed liiguvad ümber tema. Kuna maakera telg on suunatud Põhjanaelale ja maakera pöörleb. No enam-vähem paigal. No jah, need astronoomid ütlevad, no enam-vähem jah, muidugi. Enam-vähem päris täpselt ei ole Põhjanael, aga no silmaga
kunagi rääkis Timo Palo, kuidas tema tegi ümber maailma reisi niimoodi, et seal ümber põhja pooluse niimoodi jalutas seal 10 meetrise ringi. See on hea ümber maailma reisi teha tõesti seal kuskil. Teed, võtad, paned tokki maha ja nööri ja siis teed nagu niimoodi. Michael Bailey tegi seda sama Antarktikas, poolused poolusele. No jah, see selleks. No ühesõnaga, jah. Põhjanael ja ütleme, need on nagu subjektiivselt öeldes kõige tähtsamad, eks ole, et võtame, nüüd on ööpäev juba läbi jälle, nüüd see on homne siin juba, eks ole, ja vankrid samas seisus. Nii, mis täna siit veel võiks vaadata, kindlasti on see praegu suvisel ajal see suve kolmnurk, mis on otse üleval ja kõige esimesena võib-olla tulevad nähtavale need tähed. Ma võtan siit kuskile. Nojah. Linnutee tunnete siit ära, eks ole, mis läheb siit üle ja suve kolmnurk ehk siis Deeneb, Vega, Altair. Suve kolmnurk, sest ka suvisel ajal, kui meil valged ööd on üldiselt, seal päris jaanipäeva paiku, siis need võib üles leida ka jaanipäeva paiku. Kui muidugi jaanipäeval selget ilma on. Ei saja ja ühesõnaga. Aga põhimõtteliselt, kui tead, kui vaadata, üldiselt ei vaadata sinna taevasse niimoodi, aga kui on selget ilma, siis leiab üles ja sellepärast siis see suve kolmnurk, mis koosneb siis mitmest tähtkujust, eks ole, teeneb koos, ütleme, siit on luige tähtkuju. Paarist tähtkujust jõuan ja rohkem ei olegi. Vaatan seda kella. Luik ehk siis mütoloogiast võiks lõputult ka veel rääkida, mis nad kõik seal taevas on. Luik on Zeus, kes külastas luige kujul Leedat, eks ole, kuulus maalide motiiv, peale mida Leeda munes 2 muna, millest ühest koorusid 2 tüdrukut ja teisest 2 poissi ja 2 poissi on kaksikute tähtkuju prototüübiks Kastor ja Pollux ja kõik niisukene. Kiiresti lasin läbi, tavaliselt ma räägin aeglasemalt. Aga põhimõtteliselt luige pea, luige saba, tiivad. Aga eestlastel, kui te juba nägite neid kunstikooli õpilaste neid töid, oli siin see suur rist. Eks ole, suur rist Eesti rahva astronoomias. Võt eestlast ka väike rist, näete siin see on siin kõrval väike rist. Ehk siis, klassikaliselt siin on delfiini tähtkuju. Natuke suuremalt, aga see väike rist, eks ole. Vega muidugi vaatasime, see oli see vabamees ja vanad reinad. Ehk siis see 2 rattaga kaarik nende piltide peal, kui muidu sellel Selveri ostukärul on 4 ratast, siis sellel on, see on see 2 rattaga ja vabamees, kes siin ees on, ütleme need nii-öelda vanad reinad. On ka sellist varianti, sest muidu siin on muidugi lüüra tähtkuju klassikaliselt. Eks ole, lüüra. Ja eestlastel lüürat ei olnud, neil oli kannel. Siis vahest mõnedes kohtades on see kandle tähtkuju, nimetatakse. Ja Altair, Kotkas, eks ole, Kotka tähtkuju ja eestlastel oli see viimati vist me vaatasime, seal oli see sandisau, sauatähed, mis siit tulevad niimoodi. 3 tähte Altair muidugi kõige eredamalt paistab. Et sandisau, sandi ei maksa muidugi arvata, et see on see haige inimene sant. See on, tuleb eestlastele sõna sanctus.
ehk pühasau tegelikult. ja no eestlased mugandasid, noh, see on siis sandi, see sant ja sanctus ja see lihtrahvas selle pühadusest nii palju võib-olla seda ei pidanud niimoodi. aga nii, okei, nüüd on see värk. no, tuleb tagasi või? Tuli tagasi. no vaatame, ma unustan jälle ära, tavaliselt ma armastan neid pilte küll, aga ma ei armasta neist rääkida, sest piltidega ei õpi. no näete, see kotkas ja delfiin, kus oli väike rist ja siis see luik, Vega ja Lüüra. ja nii, 45 juba. mul tegelikult oli plaanis mida me näeme? vot, no olulised asjad, muidugi kuu. Tegelikult hommikutaevas, kui keegi tõusis, mina tõusin hommikul, vahepeal oli vaja väljas käia telgist. ja siis vaatasin, väga efektne on praegu Veenus ja Jupiter kaksikute tähkujus hommikutaevas. ühesõnaga, no enne päikese tõusu on, sealt tõusevad, ühesõnaga siis olid juba kella 2 paiku päris kenasti näha. jah, ma umbes 2:30 käisin väljas. no mõne jaoks hommik, mõne jaoks õhtul. noh, ma mõtlesin, et ma pean täna hommikupoole loengut pidama, et ma natukene distsiplineerin ennast sellega, et lähen varem magama. aga no põhimõtteliselt ja kuu muidu, jah, ega me ei näe muidugi, väga oluline sõnnitähkujusse taevasõel, mis on kuu kõrval, aga kuu on praegu, noh, ühesõnaga ega seda, kui nokliga või millegiga suunata, siis võib näha, aga taevasõel ehk siis klassikaliselt plejaadid ehk siis jah, titaanatlase tüütred, kes põgenevad suure jahimehe Orioni ees. tegelikult talvisest taevast Orioni ei saa nimetamata jätta. suur jahimees, kes siis ajab taga neid plejaade. Eestlastel need koot ja reha, mis ka piltide peal, viljapeksu koot siit niimoodi ja rehapulgad, rehavars ja muidugi rehapulgad osundavad tähistaeva kõige eredamale tähele, sellele orjatähele ehk Siiriusele. no oleme ausad, koot ja reha ikka paistab sealt palju paremini kui mingi jahimees, eks ole, kui Orionile no muidugi, ega ja vankrid on ka, vanker, aga kõik on fantaasia küsimus muidugi. no näiteks noh, mingid, küll, mis seal ikka, seal võib heietada neid asju ja muidugi jah, kes ei tea, see plejaadid, kõige tuntum nimetus tänapäeval maailmas kindlasti on hoopis jaapanikeelne. no muidugi Subaru, jaapanlased võtsid oma, noh, Subaru auto logo peal on taevatähed, eks ole. ja pidi tähendama oleme koos või midagi sellist siis tõlkes, eks ole, selle koha peal. ja muidugi jah, kuu on meil. mis kell ma pidin nüüd, hea küll, kuu lõpetama, teate? ühe on aega. ma, on küll, aga ma vist pidin, küll, kui on aega, teate, ma teen nüüd niimoodi. tehke julgelt 55 ja 4 pole küsimus. natukene mingi. ma tahaks, võib-olla näitan, kui meil kuuga tegemist oli ja kui te vaatate pilti pealt, siis ma läheks hoopis tähistaeva juurest kuu peale, sest tähistaevast, kui on selged, siis kell 11, kui keegi ei tunne väga jälle ja taevas selge on, siis ma näitan koha peal, see on muidugi hoopis väljas seda asja. sest see on hoopis midagi, sest ma ütlen, et ma olen võimeline tundide kaupa kõigest sellest rääkima. aga tahtsin teile kuud näidata, ma kunagi tegin vaat see niisuguse õppematerjali. võtan siit full screen, Kuu-uurija õpiobjekt. siis kuna praegu on kuud päris palju näha, siis ma lihtsalt lasen siit, nojah, no kuu peal teate, et on mered, eks ole, siin on mul niisugune flash'is tehtud. oleks ma siis teadnud, et flash'i varsti enam ei toetata, ma poleks iialgi teinud seda. aga või oleks teistmoodi teinud, aga nüüd on teda väga raske, noh, ühesõnaga
lihtsalt käima saada läbi neti, enam ei saagi õieti. Aga noh, niisugune õpiobjekt, kus ma siis need kraatrid, siis kuhu Apollod kuundusid. Noh, Apollo 12, Apollo 14, miks 13 ei ole? Ei jõudnud sinna tõesti, sellest on Hollywoodis väga äge film Tom Hanksiga peaosas tehtud, väga õppematerjaliks ma kasutan seda filmi näiteks. Keeletundliku inimesena esitan protesti selle vergiõuse vastu, aga räägime sellest pärast neile viimast. Oota, mis asi? Kuundumine. No ma olen, jaa, noh. Moon landing on inglise keeles, ei ole mooning, ei ole matsing, ei ole venusing. Aga ma mõtlesin ise selle välja. Ma ei võtnud inglise keelt ma oskan vähe. Ma ei oska inglise keelt väga hästi. Las ta olla. See probleem, et land ja ööt on eesti keeles samamoodi. Ja täpselt jah. Tulevad väärad sõnad, mis ei ole tegelikult õige. Noh. See pole ta midagi. Ma ei hakka neid muutma. Siis teate, päris huvitav on see. Erinevate rahvaste astronoomias on kuu peal nähtud jäneseid. Ja mitte ainult, et ühes kohas, vaid täiesti erinevates paikades väga suurte vahel nähakse jäneseid. Ja kuidas seda arvatakse näha, oleme näiteks. No hakkame lõunapoolkera jänes, no teate, et kuu on seal teistpidi keeratud. Siis on lõunapoolkera jänes, näete, kui nüüd vaatate ja pärast nokliga näiteks, et võib-olla leiate üles suur jänes. Näete, vilgutan ja saate neid asju vaadata. Väike jänes. Vilgutan, siis saate pihta. Ja siis veel muidugi, mida nähakse Eesti rahva astronoomias, on võib-olla see legend puutõrvajast, teate seda? No see on see, et mingid vargad läksid vargukile ja täis kuu oli ja väga valge oli, otsustasid, et pimedamaks saada, siis kuu ära tõrvata. Ja siis läksid ja jäid kinni sinna. No veekandja on Eesti rahva astronoomias jälle niisugune, et nähakse vaeslaps, kes on siis veekandja ja ma näitan lõpetuseks naise näo ka ära, kui ma juba et see ei ole Eesti rahva astronoomia, aga nähakse. Ja seda minu üks õpilane, kui ma näitasin koolis jälle, see on just Susan Boyle. Nii et olgu, aga nüüd on küll aeg juba nii, et vist peab lõpetama, et kas mingi kiire küsimus millestki, sest materjali kõike on palju veel, aga... Et tegelikult Hillar on siin kogu kokkutulekul, et on võimalik seda praktiseerida ka, et ilmselt küsib, et aga igatahes suur tänu, väga huvitav. Heaks.